Lisaks helistamisele on telefonis veel üks oluline funktsioon, nimelt sõnumite saatmine. Alati ju rääkida ei saa ja siis on hea kirjutada. Selles peatükis vaatamegi telefonis olevat sõnumite äppi ning uurime, kuidas reageerida saabunud sõnumile ning kuidas vastuseid ise saata. Alustuseks tuleb meil leida üles telefonist sõnumite rakendus. Sõnumeid saab saata läbi sõnumite rakenduse ja selle nimi on Messages. Vaikimisi paigutab telefon sõnumite rakenduse dokki alla paremasse nurka. Dog, music. Siin on music ja selle kõrval Messages. One in red message. Message rakenduse. Nagu me kuuleme, on meil üks lugemata sõnum. Siin annabki telefon kohe selle ikooni peal teada, kui palju meil lugemata sõnumeid on. Koputame siis selle peale. Messages. Edit. Button. Avanes siis sõnumite loeng ja sõnumid on koondatud kõik vestlustesse. Iga vestlus siis vastavalt selle kontakti või inimese jaoks, kellega sa vestled. Nii et mina vaatan, mis mul siin paistab. Search. Conversations. Mina Rice. Unread. Hey. Kas hom porgandait havendaminon. Aika jaus. Tuesday. Seda on ikkagi raske lugeda. Inglisekeelne kõnesüntesaator eesti keelt väga hästi ei taju ja seetõttu on mõistlik sõnumite rakenduses panna peale soome keel ehk eestikeelne kõnesüntesaator. Selleks keerame rootorit. Containers. Braille tape. Language. Speaking. Language. Language Default. valikuni ning tõmbame sõrmega ülevalt alla. Suomi. Ja nüüd puudutades ekraani keskosa uuesti, kus on vestlused. Mina ise, Unread. Hei, kas homne porgandite harvendamine on ikka jõus? Mina ise. Tegelikult on see minu enda poolt endale saadetud sõnum ja Unread tähendab siis seda, et see vestlus on lugemata. Koputan selle peale. Messages. Mina ise. Hei, kas valintataulu? Send read receipts. Telefon küsib nüüd, kuna esimest korda see sõnum lahti tehakse, et kas saata teateid selle kohta, et sõnum on loetud. Ehk siis, kui sa avad sõnumite vestluse, võib telefon teisele poolele anda märku, et sa oled nüüd sõnumi lugenud. Iga inimene otsustab ise, kas sa tahad, et teine inimene teaks, et sa sõnumit lugenud oled või mitte. Mina ütlen siin okei või siis allow, libistades sõrmega vasakult paremale, nagu ikka pühkimine käib ja koputades 2 korda. Messages. Mina ise. Nüüd on avatud siis Messages. sõnum niimoodi, et üleval servas on Mina ise. Painike. Pealkiri, kellega siis parasjagu suheldakse ning selle all hakkab olema vestlus. Messages. Tuesday 15.03. Otsikkotaso 1. Teisipäeval 15.03 on saabunud sõnum. Mina ise. Hei, kas homne porgandite harvendamine on ikka jõus? See on siis minu poolt saadetud sõnum. Mina ise. Ja kuna siin praegu rohkem sõnumeid ei olegi, siis ülejäänud osa ekraanist on tühi. Ainult Message. Aimesits. Tekstikenttä. Tekstikenttä on siis tekstiala, text field. Ehk siis see on ala, kus saab hakata sõnumit kirjutama. Selle peale koputades Message. avatakse ekraani alumises osas jälle klaviatuur. Ja proovime nüüd siis siia miskit kirjutada. Kirjutan näiteks, et ei ole. Iso E, I, tühi, väli, O, L, E. Kui me olime eelnevalt harjunud sellega, et enter-nupp ja kõikide asjade kinnitamine käib alumisest paremast nurgast, siis selle peale koputades uusi rivi, ole. Öeldi uusi rivi, tehti uus rida. See toimib nüüd nii nagu arvutis näiteks Wordis enter-klahv, ehk siis lisataksegi uus rida, saab asju üksteise alla kirjutada. Selleks, et saata sõnumit, tuleb meil leida aga üles send nupp ja see asub klaviatuuri paremal servas üleval. Ehk siis, kui me ekraani paremal servas libistame sõrmega ülesse, LP täht. Messages, send, painik, messages, message, tekstikenttä, send, painike. Send nupu. Ja send nupule koputades 2 korda. Send message. Tegi telefon häält. See tähendab seda, et sõnum on ära saadetud. Ja kui me nüüd vaatame ekraani üleval olevat vestlusosa. Mina ise. Hei, kas homne porgandite harvendamine on? On siin see vana sõnum ja vasakult paremale pühkides. Toda 14.27. Today 14.27 tähendab seda, et täna kell 14.27 on järgmine sõnum olnud. Your iMessage. Ei ole. 14. Your iMessage tähendab see siis seda, et see on siis nüüd minu poolt saadetud sõnum. Kui nüüd saabub siia vestlusesse uus sõnum, toimub järgmine asi. Message received from, mina ise, miks mitte? Ehk siis telefon loeb automaatselt uue saabunud sõnumi ette. Ütleb message received, sõnum saabunud, mina ise ehk siis tegelikult selle kontakti nimi, kellelt see sõnum saabub ja sõnumi sisu. Mina ise istutin.
nagu te kuulsite, nüüd ütles telefon mina ise is typing, sellepärast, et ma kirjutan teises seadmes endale ise sõnumit. Message received from mina ise tahaks küll sind näha. Siis ongi sõnumid saabunud. Ja see loetakse ilusasti ette ning sina ei pea otsima, kus on uus sõnum, vaid saad hakata kohe vastu saatma sõnumit. Näiteks ütleme, et kirjutan siia okei, tulen peagi. Iso O, iso J, H, J, K, tühik. Väli, O, K, T, U, L, S, E, R, E, tühik, N, väli, L, P, E, A, F, B, C, D, F, G, I, X, send, painike, send message. Ja sõnum ongi ära saadetud. Lühidalt ongi see sõnumite saatmise osas kõige põhilisem. Sõnumite rakenduses on veel hulk lisafunktsioone. Sõnumid saab saata niimoodi, et ekraanile lendab sõnum koos konfektide või ilutulestiku sajuga või siis on seal mingisugused südamepildikesed ja selline pudru. Aga neid on võimalik kõigil eraldi ise otsida. Oluline on see, et saaksid sõnumi saadetud ja saabunud sõnumeid lugeda. Räägime veel natukene sellest, kuidas sõnumeid saabuvad, kui me sõnumi äpis ei ole. Panen sõnumi äpi kinni ja lähen koduekraanile. Kui meile saabuvad sõnumid samal ajal, kui me ei ole sõnumite äpis, teeb telefon kõll ning mõneks sekundiks ilmub ekraani ülemisse ossa ka teade selle kohta, et sõnum on saabunud. Kui me sellest aga välja ei tee või seda ei märka, ilmuvad sõnumid teavituskeskusesse, mida me mõni peatükk tagasi ka õppisime. Nüüd lähmegi vaatame teavituskeskusesse ja vaatame, äkki vahepeal on sõnumid tulnud. Notifikatsioon send. Tõmban ühe sõrmega ekraani ülevalt alla kuni keskele, kuni kostis 3 toksatust ja jõudsin teavituskeskusesse. Siin on, vaadata sengi. Messages, NO2V, mina ise, tule ruttu, 14.31, mina ise, tule ruttu, painike. Ja siin ongi näha, et mina ise on saatnud sõnumi tule ruttu. Kui ma nüüd selle peale koputan, Messages, siis avaneski tegelikult see sama vestlus. Your aimesits, OK, tulen peagi. Read 14, mina ise, jään ootama, mina ise, tule ruttu, mina ise istytin. Message received from, mina ise, porganid ootavad. No vot, ja niimoodi on tegelikult võimalikki kirjutada ning sõnumitele reageerida. Ise saab ka sõnumite saatmist alustada, kui see vestlus ei ole varemalt loodud. Lähme siit vestlusest välja ühe võrra tagasi ning leiame näiteks ekraani ülevalt paremalt nurgast nupu Compose, painike, mis on siis saatmiseks mõeldud nupp. Koputan sellele 2 korda. Tekstikenttä. Ja nüüd küsib telefon, kellele me tahame sõnumit saata. Kontaktide peatükis lõin ma kontakti Mari Sepp ja proovime sellegi siis ära leiame tema nime üles. Selleks on ekraani alumises osas jällegi klaviatuur, kuhu saame kirjutada ja kirjutan siia sisestus M, A, T, R. Ja telefon tegelikult otsib juba nimesid kontaktide hulgast ning on kuvanud otsingu tulemused ekraani keskele. Results, Mariset, 6411972. Nagu te kuulete, lugejate ette nimi ja number, kui ma selle peale nüüd koputan 2 korda, siis ongi lisatud saajate hulka Mari. Sõnumit on võimalik korraga ka mitmel inimesele saata, selleks tuleb siia suu väljale veel inimesi kirjutada. Nüüd selleks, et sisu kirjutama hakata, leiame ekraani umbes keskelt. Message, tekstikenttä. Insertion. Message, text message välja ja sellele koputades ongi jälle klaviatuur valmis kirjutamiseks. Selliselt käibki telefonis sõnumite saatmine ja nende vastuvõtmine. Nüüd oled sa tuttav telefonis oleva sõnumite äpi põhiliste funktsioonidega ning oskad reageerida saabuvate sõnumite teavitustele ja saata isegi sõnumeid. Võtagi nüüd hetk ja saada mõnele heale sõbrale sõnum ja räägi, kui äge uus telefon sul on.